ja ega ma pikka sissejuhatust ei teagi, et Kadi räägib ise enda taustast ja põnevast ka teekonna algusest, mis üldse sai välismaiste klientide ja välismaal asutult pihta, nii et ma arvan, et ma annangi, Kadi, sõna sulle ja kuidas sa küsimustega soovid, et kui tekib küsimusi, kas ma näiteks hõikan vahele või tahad sa pärast need võtta? Ma arvan, et kui on teemasse küsimused, võib kohe ära katta, kui on võib-olla okei üldisemad, laiemad, siis lõpus, et ma arvan, et meil jääb lõpus okay.. mõnusalt ka aega selliseks aruteluks, küsimuste-vastuste vooruks. No aga siis nii teemegi, et ole lahke, võta siis üle. Ja, nii tere minu poolt ka. Mina olen Kadi Hainas Eestlanders marketingist ja minu enda taust tegelikult ei ole klassikaline turundus. Ma ise olen õppinud ajakirjandust, töötanud suhtekorralduses, aga mind on alati paelunud see, kuidas sõnumid meid mõjutavad ja miks me teeme neid valikuid, mida me teeme. Ja siin Tõnu natukene mainis juba meie enda taustast, et ma räägin hästi-hästi lühidalt meie enda loo. 2016 aastal sai Estlanders alguse ja sai alguse tegelikult sellest, kui me kolisime koos elukaaslase Henriga Uus-Meremaale ja Uus-Meremaal siis tekkis selline soov teha oma päris asja, sest me sattusime Aucklandi ühes digiturundusagentuuris ühele meet-up'ile, kus me saime sisse sellise inspiratsiooni, et peale seda me istusime autosse, vaatasime üksteisele otsa, ütlesime, et jah, me tahame digiturundusagentuuri teha. Et sealt seeme sai alguse ja me läksime tegelikult siis Uus-Meremaalt aasta olime seal, läksime hiljem Austraaliasse ja juba konkreetse plaaniga siis teha turundust. Alguses siis freelancer itena Austraalia klientidega toimetasime, õppisime seal, saime päris palju õppetunde alguses. Aga, aga turg oli väga huvitav ja ma arvan, et see Austraalia kogemus kindlasti on andnud sellise laiema aluse ka sellele, mis me täna teeme. Ja täna, see on siis pea 9 aastat hiljem, meie põhitiim koosneb 4 majasisesest spetsialistist, oleme Eestis, Tallinnas, siinsamas vanalinnas. Ja meil on ka siis välised koostööpartnerid teatud töölõikude peal, et niimoodi me siin vaikselt toimetame, igapäevaselt me pakume lisaks meiliturundusele tegelikult digiturunduse täisteenust, et kõik turunduse osad kenasti tervikuna kokku tuleks. aga tänane fookus on meil konkreetselt meiliturundusel ja miks? Ennekõike sellepärast, et me näeme, et siin on väga palju kasutamata potentsiaali. Nähakse väga palju vaeva, pannakse raha alla, et püüda uut klienti, aga väga sageli uue kliendi püüdmine reklaamiga ei ole kõige kasumlikum tegevus. Kasum tuleb sealt, kui klient soovitab korduvostu. Ja samuti reklaamikulud järjest kasvavad, konkurents muutub aina tihedamaks ja tuleb arvestada ka seda, et tänapäeva tarbija on mõjutatud valmis rohkem kui varem proovima erinevaid uusi lahendusi ja mitte ainult sellepärast, et talle su toode, teenus või pood ei meeldiks, vaid lihtsalt tänane maailm on selline üles ehitatud uudsusele, kiirusele. Ja täna ma ei räägi pop-upidest, ma ei räägi sellest, kuidas kliente esimese ostuni suunata, ei räägi hüljatud ostukorvidest ega ka regulaarsetest uudiskirjadest. tõsi, paaris kohas natukene puudutan seda teemat, aga täna on fookuses siis see, mida me saame teha, kui klient on veebipoes esimese ostu sooritanud ja kuidas siis teha endast olenev, et meiliturunduse abiga luua siis temaga tugev ja sümpaatne suhe. Ja ehk siis, kuidas kujundada kliendi teekond nii, et ta tahaks tulla tagasi. Ja peaaegu kõik taktikad, mis ma siis täna siin välja toon, on automatiseeritavad ja automatiseerimine ei ole mitte meie jaoks ainult oluline mitte ainult ressursside optimeerimise seisukohast, vaid ennekõike selleks, et me tahame kõnetada inimest ostujärgselt õigel hetkel õige sõnumiga. Ja
igapäevases töös me kasutame ise põhiplatvormina siis turundusautomaatikate tegemiseks Klaviot, seda me oleme siis peaaegu 6 aastat kasutanud. Ja kui meilt küsitakse, miks Klavio, siis sellepärast, et see ei ole lihtsalt uudiskirja saatmise platvorm, ta on ikkagi täisväärtuslik veebipoodidele mõeldud CRM ja ta annab meile ka andmepõhise ülevaate, võimaldab seadistada väga nutikaid süsteeme ja on mõõdetav, aga need taktikad, millest ma räägin, on siiski teostatavad sõltumata platvormist. Ja kuna siin siis veebinaril on nii väiksemate kui suuremate poodide esindajaid, siis paljudel teist on kindlasti mõned taktikad juba kasutusel, siis lihtsalt loodan, et saate võib-olla siit sellise värske pilgu, mõtteid, kuidas olemasolevaid süsteeme täiendada, värske pilguga üle vaadata, sest automatiseeringud siiski vajavad aeg-ajalt täiendamist või sellist jah, kontrolli, ülevaatamist. Ja kuigi kliendi tagasitulekut mõjutab väga suuresti ka toote kvaliteet, kasutajamugavus, kõik see nii-öelda muu osa, palju teisi tegureid seal taga, siis me ise näeme ikkagi seda, et kui sa tahad, et sinu poest ostetaks rohkem kui üks kord, siis turundajate käes on suur vastutus kujundada seda teekonda teadlikult ja kasutada ära siis kogu potentsiaal. Nii, üks hetk. Lähme siit siis teele. Ja, ma alustuseks toon kaks sellist hiljutist näidet lihtsalt illustreerimaks, et pidev siin automatiseeringute tegemine toob tulemusi, et siin esimene näide ongi Austraaliast, meie Austraalia kliendi pealt, kus siis maikuus tulenevad emailide käibe osakaal oli 31%, millest siis 48 600 eurot, vabandust, Austraalia dollarit tegelikult tõid automaatkirjad. Ja selle poega me alustasime koostööd siis, kui nad tegid $1000 käivet kuus, et me oleme seda meililisti seal kasvatanud järjepidevalt. Ja teine näide kodumaalt, kus siis meilid on toonud 42% kogukäibest ja automaatkirjad siis 22 000 eurot, et ka jällegi automaatselt, konkreetselt ühe kuu käive ja mida ma tahan siis sellega öelda, on see, et kui ükskord on need jadad välja töötatud, siis automatiseeringud võivad aasta peale tuua, noh, nende näidete järgi kohe lausa sadu tuhandeid. Ja, ja kuidas siis meil tänane siit üles on ehitatud, ongi ostuteekonna järgi, et ehk siis esimene samm, mis siis juhtub kohe peale ostukinnituse kirjad ja need kirjad on teil ju tegelikult kõigil olemas. Vaatame siit ka visuaalselt natuke, kuidas siis see jada jookseb, kui inimene sooritab ostu, tellimus teele pandud, et täna me seda teekonda siin erinevates faasides katame, vaatame, kuhu siis midagi saab teha, et inimest sinna korduvostuni suunata. Aga räägime ostukinnituse kirjadest ja kuigi jah, see ei ole tavapärane selline turunduskiri, siis miks ma arvan, et see on oluline? Lihtsalt sellel põhjusel, et see kiri on, nagu mainisin, kõigil teil olemas, aga ta on üks avatumaid kirju tegelikult üldse. Ehk siis ostukinnituse kirjade avamismäärad jäävad keskmiselt seal 60–80% vahele. Ma käisin ka läbi meie enda klientide kirju ja isegi päris mitmel olid seal üle 80%, sest inimene on seal faasis kaasatud kõige rohkem, aga eks ta kõige rohkem tahabki teada seda, et kas raha läks maha tal, aga kas ta tellimus ka päriselt läks läbi, millal ta selle kätte saab, ehk siis selline praktiline info, mida see kiri annab, aga kuna kasutaja seda kirja avab, ootab seda, ta scroll ib selle läbi, siis kui selle kirja sisu pole teadlikult läbi mõeldud, siis me tegelikult raiskame ära
väga suure võimaluse kasvatada usaldust, maandada inimese ebakindlust ja tegelikult ka alustada temaga suhet, mis ei päädiks ainult ühe ostukorraga. ehk siis see on võimalus. Ja mida ma olen ise tähele pannud, siin on nüüd kaks näidet, üks on siis WooCommerce, teine Shopify, mis siis need default või nii-öelda baaskirjad on, mis tavaliselt nende platvormidega kaasa tuleb. ma olen ka üllatavalt, kui ma olen Eesti e-poode vaadanud, siis märganud, et väga sageli ikkagi ta täiesti blank ei ole see kiri, mis sealt tuleb, et ikkagi logo, võib-olla natukene on brändingut lisatud, aga sisu on väga sageli ikkagi vaikimisi ja kirja sisu pole vaadatud võib-olla väga teadlikult läbi kliendi silmade. ehk siis, et kas kõik oluline on olemas, kas kiri loob usaldust, kas see tundub brändi stiilis, kõnetab brändi stiilis ja kas on midagi veel, mida saaks nende kirjadega saavutada. ja vaatame siin kohe paari näidet. Esimene siis sellest olemuselt disaini mõttes, ta ei ole midagi nagu sellist väga silmapaistvat, aga mulle meeldib see näide sellepärast, et see on väga lihtsate vahenditega kohandatud seda kirja elavamaks. ehk siis on toodud emotsioonipilt, paneb kohe elama selle pildi all on tekst time to sit back and relax ehk siis või natukene selline brändi lähenemisega keelt kasutatud. samal ajal ilusti on olemas kontaktandmed, juhised, kuidas toodet vahetada, toodet tagastada ja selged juhised ka näiteks üleskutsena, et liituda lojaalsussüsteemiga. ehk siis jälle sellised väiksed lisasõnastused, mida üle vaadata, et kas on üle või kas on välja toodud, et kogu oluline info oleks olemas. et järgmine näide on näiteks Portlandi näide, kus mulle tegelikult meeldib väga see konkreetne parempoolne plokk, vastused sinu küsimustele, kiire tarne, korduma kippuvad küsimused, 90 päeva tagastusvõimalused, jälle väga visuaalselt ilusti juurde toodud, natukene rohkem kui lihtsalt baaskiri. ja juures ka kutse sotsmeediat jälgima ja loomulikult kontaktandmed. ja siin on nüüd, see nüüd ei ole ostu kinnituskiri, see on nüüd ostu siis tellimus on teel faasis saadetav kiri, see on Ecoshi näide. Ecoshil on väga selge brändikeel ja nende tellimuse kinnituse või tellimus on teel kiri siis ka tegelikult seda väga hästi kajastab, et nii header'is, sõnades, pildis, tekstis, et konkreetselt alustades sellest ülemisest bännerpildist, tekst ütleb, et laovõrur paneb suure armastuse hoolega paki kokku, mis on väga-väga nendelik keel, selline armastuse keel ja juurde toodud ka inimese pilt otselao keskkonnast ja oluline info, millal pakk jõuab, kui ei ole jõudnud, mida teha. aga siin on ära kasutatud ka väga toredalt siis seda, mis siis seni teha, kuni sa pakki ootad, toodud välja, mis on neil siis erinevad võimalused, blogi, Youtube, Spotify kanalid ja ühtlasi ka üleskutse liituma uudiskirjaga, mis tegelikult on jällegi hea koht, et kuna ostukinnituse kiri tegelikult on ju kiri, mida me saadame kõigile turundusmaterjali, me sinna otseselt panna ei tohi, sest meil on GDPR, aga jällegi üles kutsuma, tule jälgi meid, tule liitu meiega. noh, väga hea koht, kus seda teha. siin lihtsalt jällegi väga lihtne visuaalne näide, siin ei ole palju teksti, aga samal ajal väga brändi stiilis konkreetsete steppidega välja toodud, kus see inimese tellimus parajasti on. ja GDPR-i siin juba mainisin, ehk siis ostukinnituse kirja me ei taha kindlasti siis panna sellist üleliigset juttu, et ta on ikkagi funktsionaalne kiri, et sinna sooduskoodi üleskutsete ostu tegemiseks tootesoovitusi ei lisaks. aga mida siis üle vaadata, et võib-olla selline üldine checklist või auditi mõttes punktid, et kas on tekstid kirjas läbimõeldud, kas ta on visuaalselt brändi stiiliga ühtne,
kas on tarneinfo tracking olemas, kas inimene saab selgelt aru, millal see kiri kohale jõuab ja korduma kippuvad küsimused, klienditoe kontaktandmed, lingid sotsmeediale ja siis mida me veel tahame öelda, kutsuda liituma uudiskirjaga või lojaalsusprogrammiga näiteks. Ja tehniliselt on suurematel veebipoodidel, kuidas meie oleme ka teinud, ongi kirjad jooksevad serverist, ehk siis näiteks meie oleme loonud Klaviost või siis HTML kirjana need template'id, et kuidas siis need võiksid välja näha sellised ilusamad, atraktiivsemad ja siis arendajad on sellega edasi toimetanud. Teine variant on ka veebipoe platvormi enda seest, et noh, nagu ma tõin WooCommerce'i näite, ma tõin Shopify näite, et siis neid põhju saab tegelikult ka kenasti üpriski lihtsa vaeva, küll jah, väikse koodimisega, aga lihtsa vaevaga kohandada. Või siis on olemas ka kolmanda osapoole pluginad, mis siis võimaldavad kujundust teha paremaks, seda kirja paremini üles ehitada ja turundusplatvormid nagu ka Klaviyo tegelikult toetavad ka transactional kirju, et seal on ka selle boonus, et seal tuleb siis kirjade avamised ilusti juurde, klikid, mõõdetavus ja kohe on ka näha, et kui on mingisugune jama näiteks kirja avamismääradega, siis saab küsida küsimuse, et okei, kas meil on äkki võib-olla midagi domeeniga valesti, kirjad lähevad spämmi, kirjad ei jõua kohale, et see annab ka nagu sellise lisamõõtme. Ehk siis ostukinnituskiri ei ole turunduse kiri, aga seal on asju, mida saaks teha, et seda esimest kliendikontakti luua paremaks ja kujundada teadlikult. Ja järgmine teema, et siis kui siis nüüd midagi tahta rohkem teha selles faasis, kui inimene on ostu sooritanud, siis me saame seda teha ja selle jaoks on meil siis või võiks olla tänukiri, et mis siis võiks olla seal peale ostu ja kuna see on kiri, mida me tegelikult saadame ikkagi neile, kes on meie uudiskirja listiga liitunud, siis seal võib öelda palju rohkemat kui lihtsalt funktsionaalne info, näiteks avada pisut rohkem brändi tagamaid, tuua väärtuseid, tekitada põnevust, ootusärevust, anda inimesele kinnitust, et tema ostuotsus oli õigustatud ja uuringud ütlevad, et ligikaudu 90% ostuotsustest sünnib emotsioonide pealt ehk siis ratsionaalne mõtlemine tuleb alles hiljem järgi, et inimene saaks endale siis ära põhjendada selle, mida ta tundis sel hetkel, kui ta ostu sooritas. ja ühest raamatust jäi mind painama selline äh, quote siis või mõttetera lause nagu rational is the alibi of desire ehk siis, et aju kipub esmalt tegema otsuse ja leiab selle ümber loo ja alles siis otsib tõendeid, mis seda kinnitaks. Ja ostujärgne hästi üles ehitatud kiri saab seda kinnitust anda, mis töötab siis nii emotsiooniostude puhul, ma ei tea, lõhnaküünal, ilutooted, mis iganes juba sellised väiksema, madalama ostukorviga tooted kui ka kallimate kaalutletud ostude puhul nagu mööbel, tehnika. ja see kiri ei pea olema pikk ega keeruline, aga ta annab järjekordse võimaluse, kuidas brändi ja kliendi vahel luua tugevamat sidet. sest see on see, mida me tahame tekitada ja see on see, mida me neid puutepunkte teadlikult kaardistades tegelikult teha saame. ja siin ma vaatleks eraldi siis esmaostjat ja korduvostjat, sest esmaostjal varasem ostukogemus puudub ja tema võib siis küsida, kahelda, et kas ta tegi õige valiku, kas ta saab brändi usaldada, mis teeb selle brändi teistest erinevaks, kuni väärtusteni välja, kuidas väärtused haakuvad, brändi väärtused siis kliendi väärtustega. ja temaga näiteks saabki, talle saab öelda, et vaata siit, kuidas teised meie tooteid kasutavad, milliseid nippe jagavad. ta on nüüd osa meie kogukonnast, meil on alati sinu jaoks midagi toredat varuks. Ja jah, väärtuste teemal ma toon ka paar näidet siin varsti juurde.
korduvostja on brändiga tuttav, tema tahab tunda end erilisena, olulisena, loodab, et toote-teenuse kvaliteet on sama nagu varem ja ehk ta saab midagi, mida võib-olla uued kliendid ei saa. Et väga sageli tehakse ju uute klientide värbamise kampaaniaid, uutele klientidele antakse ainult boonuseid, 10% liitumise eest esmaostult, aga korduvostjat ei tohiks seal kindlasti ära unustada. Ja kui me siit edasi läheme näidete juurde, siis see näide konkreetselt on nüüd selles faasis, kus tellimus on tehtud. Ta ei ole nüüd päris siis, kui tellimus on juba kohale jõudnud, aga põhimõte sama. oled ilusti sõnumina on öeldud, et oled osa meie perekonnast, saad 15% järgmiselt ostult. siin on juures ka tootesoovitused ja kui sooduskood panna ükskõik millisesse automaatkirja, siis alati mõelda sellele, et sooduskoodi aegumise lõpus siis ka kindlasti teha meeldetuletus, et sinu sooduskood hakkab aeguma, sest muidu lihtsalt inimene teadvustab, et tal võib-olla see kood seal tuli, ta isegi võib-olla rohkem ei mõtle selle peale, elu tuleb vahele. Ja siin kirjas on, et this deal expires in 14 days, pakkumine aegub 14 päeva pärast, aga no vähemalt Klaviyo, ma arvan, et ka teised platvormid võimaldavad väikese koodireakesega siis panna sinna niimoodi, et seal kuvaks tänast kuupäeva pluss 14 päeva. Ehk siis, et ta ei tunduks selline üldine, vaid et näeks välja rohkem personaalsem ja ajakriitilisem. Ehk siis 14 päeva asemel ta näitaks siis, mis meil siin 2 nädala pärast, ma ei tea, 27. juuni aegub sinu sooduskood. Et selliseid lihtsaid nipikesi saab ka rakendada. Ja siin on väga tore näide, kus nad siis tekstis tegelikult ütlevad, et sa toetad pereäri, 30 aastat on opereerinud see äri, kes toetab kohalikke varjupaiku, sest neile loeb, et nad teevad asju missiooniga ja sina oled ka osa sellest, kui sa nüüd oled ostu teinud. ehk siis näide, kuidas siis väärtuste kaudu seda tänukirja teha, kuidas suhestuda inimestega sest tänasel päeval aina enam ikkagi teadliku ostja jaoks on sellised aspektid olulised, et see ei ole lihtsalt mingisugune toode, et seal on väärtus ja eriti, kui on näiteks võib-olla väiksemad brändid või sellised nagu, kus on kõneisikud taga, et siis seal annab seda väga hästi välja tuua ja mis mulle siin meeldib, üleval on see väikene shop now nupukene, et tegelikult ju kirja eesmärk ei ole kedagi kutsuda üles ostu sooritama selles faasis. aga ta justkui on seal ja kui tekib huvi või põnevus, et läheks vaataks ikkagi veebis rohkem ringi, siis tegelikult see annab väga sellise hea konkreetse võimaluse, ilma et ta teeks seda kirja selliseks müügikirja maiguga kirjaks. Ja huvitav on ka see, et kui on näiteks kirjad, kus ei ole võib-olla kogemuse põhjal, et kus on kirjad, kus ei ole sellist konkreetset müügi push'i, võib-olla ongi selline tänukiri, siiras kiri, tutvustav kiri. väga sageli sinna taha tegelikult tekivad ka päris arvestatavad müüginumbrid, et ikkagi keegi läheb, vaatab edasi, satub veebi, sooritab ostu, et kuigi võib küsida, et kust siis siit tuleb raha, siis on see lojaalsus, mida me tahame tekitada, aga siit võib ka saada koheseid väikseid võnne juurde. Ja vaatame, siin on veel üks näide, kus ka väga toredalt on toodud esile, mis neid eriliseks teeb, on pandud elama see kiri ja äh, mis siis on koostisosad, jällegi, mis inimestele väga oluline on, et kuidas need tooted on tehtud, ehk siis selline brändi stiilis mõnusalt siiralt esitatud sõnum.
ja täiesti juhuslikult, mitte üldse tahtlikult, ei ole siin seost loomadega et ma oleksin teadlikult toonud järjest koerapilte, aga selle näite ma panin siia sellepärast, et mulle meeldib see lihtsus, et olgu seal siis koer või ükskõik mis muu tootepilt, emotsioonipilt, aga ta on hästi lihtne, ta on kompaktne, lihtne teostada ja tegelikult ütleb lihtsalt siira tänu. Ja viimane näide, eelviimane näide, et siin ka lihtsuse mõttes, et jällegi teksti pole üldse palju, aga brändi stiil on olemas ja all ilusti, et kui sul on oma tellimuse kohta küsimusi, anna julgelt teada, et selline väike soe sõnum sealjuures. ja siin disainiliselt ei ole ta midagi liiga erilist, aga tõin see näite sellepärast, et väga toredalt on siin jälle põimitud see founder story sisse, et nagu ma ütlesin, et kui on see võimalus olemas, kui on kõneisikud, siis siin on co-founder'i pilt pandud ja ütlebki, et aitäh, meil on selline missioon, premium tooted ja väga-väga tore, et sa oled meilt tellinud. et väga lühike, konkreetne tekst. Ehk siis kokkuvõtteks, et ma arvan, et vahet ei ole, kas sa oled suur kaubamaja või sul on nišitooted, sa oled väike bränd, et seesama personaalsus ja kõik see, mis tegelikult kajastub ju ka täna sotsiaalmeedias, et just selline unikaalne sisu. Et noh, võib-olla jah, siin mõned näited olid sellised hästi brändi näited, aga just seda personaalset touch'i, mida me tegelikult toome sotsiaalmeediasse igale poole sisse, et seda saab väga edukalt rakendada ka uudiskirjades ja just selles puutepunktis, kus sul inimene on selle ostu sooritanud. Nii, äh, hüppan siit siis edasi järgmise teema juurde. Kui siin praegu hetkel küsimusi ei ole, siis järgmine teema. tead, Kadi, Äh, jah, paar küsimust on tegelikult tulnud kahe eelmise ah, teema ahah, kohta, et võib-olla äkki võiks täitsa isegi võtta, sest muidu nad noh, aga lähevad võtame. kaotsi, et on ju, et kõige esimene küsimus, see oli nüüd kohe esimese slaidi kohta sulle, et kuidas Mm -hmm. siis, kui tegemist pole toote, vaid teenusega, mis ei vaja transporti. mina isegi täpselt ei mäleta nüüd, mille kohta see nüüd oli, aga see oli nüüd esimese, kui sa lähed esimese slaidi juurde. Nii, kinnituskirjade puhul siis ilmselt äkki. ja Ja küsimus oli, kuidas üles ehitada seda siis, kui kuidas siis, kui tegemist äh, pole toote, vaid teenusega, mis ei vaja transporti, võib-olla küsija võib täpsustada ka, võib isegi mikrofoni sisse panna, kui julged. ja tervist, et see oli võib-olla natuke etteruttav küsimus, et see, kui me vaatame kogu seda flow'd, eks ole, et toote teele panemise hetkest on ju ja kuidas klient ootab oma pakki, kuidas selle paki kätte saab, et kuidas hoida seda motivatsiooni, et ma võib-olla natuke etteruttavalt selle küsimuse panin, et kuidas võiks kogu seda flow'd üles ehitada siis, kui ei ole vaja, kui ei olegi transporti, kui on mingi teenus, eks ole, või on mingi teenus, mida hoiustatakse kuskil mujal, mida klient ei saagi mhm, reaalselt kätte. aitäh. mhm, mhm. Ja ma siin, ma toon varsti mõned näited, et kuidas või mismoodi üldse seal neid erinevaid teemasid leida, aga noh, teenuse puhul tegelikult ju sama, et mingisugused puutepunktid, etapid on, et sul on ju teenusel inimene teeb selle otsuse, ta maandub kuskile mingisse faasi, kui ta ootab seal kusagil, noh, siin on täpselt see spetsiifika jällegi tuleb mängu, et ma arvan, siin võib-olla ma 100% täpselt praegu ei saanud aru, et mis teenusega tegu on, aga neid puutepunkte seal vahel on või kui see on näiteks teenus, kus noh, tavapäraste teenuste puhul, ma ei tea, kas või mingisugused, kus on kohtumised kokku lepitud, kus on järeltänud, noh, tegelikult samamoodi see toimub, et sul on, ma ei tea, broneering, sul on broneeringu eelnev kiri, sul on broneeringu järgnev kiri. Aitäh, et tulid, et noh, seda jah, näited on mul toodud konkreetselt e-kaubanduse põhjal, aga ma usun, et siit annab väga mõnusalt puutepunkte tuua ja otsida neid teemasid, et mis siis sellele inimesele on oluline, et kas või
teenust tarbib, ta on kuskil faasis, ta midagi ootab, mis infot sa saad talle anda, mis teeb tal selle tunde või mis paneb teda tundma, et seal ei ole üks suur tühimik vahel, et nüüd ma tellisin, nüüd ma ei tea täpselt, mis toimub. et juba võib-olla ka see protsess seal, et mis need sammud on, aga ja, et mõned näited toon ja võib-olla kui lõpus jääb aega, et võid võib-olla ka täpsustada, et mis see konkreetne teenus on või saame sealt võib-olla mingit sellist arutelu edasi mõelda. Ja Tõnu, sa ütlesid, et veel oli ja küsimusi? Margit kirjutas, et tal on just kogemus, Klaviyo kaotas transactional e-kirja transactional staatuse ära, kuna seal oli alternatiivne link, mida nad nägid mittefunktsionaalsena, et kas emotsioonipildid on transactional kirjas seega veel okei okay. Aga kui teksti sinna pildile vist enam panna ei saa. Äh, vot sellisel juhul, kui nad midagi seal ära kaotavad, mida mina olen näiteks teinud, et kui mul on kiri ja kui mul on võib-olla selline riski või noh, ma ei saa öelda riskikoht, aga kui ongi see küsimus, et ei tea, kas see on okei või kas see läheb siia alla, et tegelikult on otse Klaviyo support'iga ühendust võtnud, öelnud, et kuulge, mul on selline küsimus, selline kahtlus, kas see on okei, kas see läheb läbi, et nad tegelikult päris hästi annavad ka ise nõu, aga emotsioonipildi ja selle nagu osas mul ei ole kogemust, et sealt midagi oleks tagasi lükatud. et noh, ma ei ole pannud ka mingeid siukseid nagu promotional, nii nagu ma ütlesin, mingeid sooduskoode, selliseid asju kindlasti ei ole pannud. aga kui ta on ikkagi tehtud selliste klassikaliste baassoovituste järgi, et mul jah puudub see kogemus, et nad oleksid midagi tagasi lükanud ja ma olen näiteks olnud situatsioon nendega ka see, et kui on transactional kirjas midagi, ma ei tea, ma olen midagi tahtnud muuta ja siis läheb ju see kiri nende poolt jälle ülevaatamiseks, ehk siis Klaviyo kinnitab ära, et kas see on transactional kiri, et kas seda võib saata kõigile, et see läheb ülevaatamiseks ja mul ei ole aega oodata, sest ma tahan, et see kiri läheb laivi kohe, siis samamoodi tegelikult nende support'iga ma olen selle võtnud teemaks ja nad on põhimõtteliselt selle mul sealsamas support'i chat'is kohe ära kinnitanud. et kui on kahtlus või on küsimus, et miks või kust läheb piir, et nendega on päris hea suhelda sel teemal. Siis keegi Tõnu on kirjutanud veel, et ta on viimasel ajal mõnevõrra rohkem tellinud veel tavapärasest ja väga ei meenu selliseid aitäh kirju, et tegelikult kui ma neid näiteid vaatasin, mis sa tõid, siis ma telefonist samal ajal vaatasin viimaseid tellimusi, mis ma olen teinud ka Eesti e-poodidest, et noh, reeglina ikkagi tuleb, et oleme sinu tellimuse kätte saanud ja siis on järgmine see, et see tellimus on teel ja siis tuleb ju pakiautomaadi firmast SMS ja meil, et mine võta pakk välja, et selliseid nunnusid, näiteks seesama koera pilt, kus oli, seal istus teksade otsas, ma niisuguse asja peale vist läheks ostaks juba uuesti, sest see oli nii nunnu, et ega tegelikult väga palju Eesti e-poed küll tõesti ei kasuta seda praktikat, et ei saada sooduskoode ja linke ka veel lisaks uusi pakkumisi ja tegelikult sellised noh, täitsa siuksed lihtsad aitäh, eks ju, siukse mõnusa emotsiooniga kirjad, et ma arvan, need on väga head näited. Ja noh, mis meie sageli teeme, on ka see, et kui inimene teeb tellimuse ja ütleme, et noh, me saadamegi regulaarselt ka iganädalaselt neid ühekordseid kampaaniakirju, siis tegelikult me tellimustest väga sageli või kui inimene on tellimuse teinud, siis me ta väga sageli nendest regulaarsetest kampaaniakirjadest välistame 30 päevaks või sõltuvalt siis noh, mis tootega tegu on. et ta ei saaks jälle seda, et nüüd täna teen tellimuse, opa, homme on postkastis, et kuule, sinu täna ostetud toode on –20%. et noh, see, kuna meil need välistused on tehtud, siis ma arvan, et seda olulisem on see, et nagu kuidas seda teadlikult saad seda infot anda, mis tema seal faasis, kus ta täna on, mis teda tegelikult puudutab, korda läheb, et kui ta võib-olla ostis suure summa eest tooteid ja ta saab sulle järgmise kirjana kohe, et kuule, nüüd osta veel, et noh, mis tunde see tekitab, et tekitabki sellise tunde, et lihtsalt sulle tahetaks müüa. ma just seda tahtsin ka lisaks küsida just, mida sa rääkisid, et seal ilmselt ongi, et kui sa oled ostu teinud, et sa ei saaks, et nüüd tegelikult needsamad teksapüksid on –15%, et tore, et sa täishinnaga ostsid, et ilmselt tuleb jah, need välistused seal ära teha ja pikem periood panna. aga ma arvan, et võib nüüd edasi minna. Nii, ma hüppan siit. Ahaa, no vot, nüüd ongi see, et mida kliendil võiks veel vaja minna, kui ta on selle ostu teinud. ehk siis oled ta ära tänanud, ta on juba toote kätte saanud, vaikselt juba kasutab seda.
noh, oletame näiteks, et klient ostis diivani ehk siis miks mitte talle pakkuda sobivaid diivanipatju, kangast, puhastusvahendit. Et see on ka see koht, kus ma ei vaataks seda üldse nagu taaskord, et see on nüüd mingi push müük või et me nüüd hakkame talle hullult müüma, vaid et pigem teeninduslik mõtteviis, mida ta võib veel vajada ja mida ta võib-olla ise ei oska küsida. Või siis ta tegelikult ei teagi, et sa oma veebipoes müüd üldse sellist asja. Et noh, näide oli meil sellisest valdkonnast, kus põrandaplaadid ka tegelikult päris nagu kõrge keskmise ostukorviga toode ja tegelikult, kuidas me sinna peale konkreetselt suunasimegi, et okei, sul on nüüd need põrandaplaadid, kuidas sa hooldad neid? ahhaa, siin on spetsiaalne hooldusvahend, mis sobib täpselt nende plaatide jaoks, et kui see on ka väga spetsiifiline toode, teinekord sa võib-olla ei ole isegi kindel, et mismoodi sa sellega toimetama pead ja kui seesama ettevõte, kellelt sa selle toote ostsid, suudab sulle seda sinna peale nii-öelda siis sujuvalt siduda, toetada, siis see on tegelikult ju, see on klienditeenindus kõige paremas mõttes. Või kui inimene näiteks ostabki midagi, mille taga on konkreetne eesmärk, ma ei tea, kas tal on nahaprobleemid või tal on vaja rohkem energiat või tahabki ilusamaks teha oma kodu, et noh, täiesti loogiline samm pakkuda järgmist sammu siis talle selle eesmärgi suunas. ja siin võib vabalt kasutada ka seda sõnumit, et teised, kes ostsid selle, valisid ka, et siin, siin siis ongi mul mõned küsimused toodud, et kuidas leida siis neid sobivaid tooteid ja ma toon sellise näite, mis meil endal praegu töös on hetkel disainimise faasis. Seesama Austraalia riietepoe klient. Temale me siis praegu ehitame sellist jada, kus tal on siis, ta on 2 bestseller jakki, need müüsid siuksed teksajakid, hästi universaalsed, aga need müüsid ka naturaalselt väga hästi ja neid annab kombineerida väga paljude teiste toodetega. Ehk siis me listisimegi ära kõik need tooted, millega siis see jakk võiks kokku minna. Lasime tüdrukutel poes teha siis need siuksed stiili inspiratsioonipildid ja tekkiski selline outfit inspiration selline story ehk siis kui klient ostab seeliku või ostab selle kleidi ja sellega juhuslikult lähebki kokku seesama teksatagi, siis me näitamegi talle, et kuule, sul ongi see puudu, sinu seelikuga sobib ideaalselt see meie bestseller jakk ja vaata, siin on rohkem inspiratsiooni. ja noh, seal me anname ka konkreetselt nendele 2 jakile 15% soodustust. Ja noh, mis on nagu, mida ma siin ka vaataks, on see, et okei, milliseid tooteid siis inimesed ostavad sageli koos, mis tooted on universaalsed, sobivad kokku võib-olla paljude erinevate tootekategooriatega või siis, et mis probleemi konkreetne toode inimese jaoks lahendab ja kas sinna saaks siis mingit lisaväärtust pakkuda. aga ma otsikski siin mustreid, et loomulikult on nagu siit, kui hakata vaatama, mida kõike võiks teha nagu erinevaid journey sid, mida siin võiks ehitada, noh, mustmiljon, aga ma vaataks seda ka natukene niimoodi, et kus on volüümi. et noh, nagu ma tõin praegu selle näite, et seal on konkreetset volüümi, sest need tooted noh, müüvad niikuinii hästi ja kui meil on volüümi, siis sageli tuleb taha ka numbrid. ehk siis näiteks kuidas volüümi tekitada, ongi see, et võib-olla noh, kui on väiksem pood, et mitte võib-olla minna kohe nüüd tootepõhiselt, et kui klient ostis selle toote, et siis ma nüüd ehitan talle pika jada, kuigi kui tegemist on kallima tootega, mis võib-olla vajab seda toetust, siis noh, miks mitte. aga et vaadatagi võib-olla kategooriapõhiselt ja püüda leida siis neid mustreid ja kõige lihtsam alustadagi toodetest, et mis juba siis müüvad, mis on best-selling kategooriad, mida saaks millegagi sobitada, et noh, näiteks klient ostab terrassilauad, tal võiks ju vaja minna ka kruve, värvi, hooldusvahendeid, et seal on palju erinevaid variante ja ma nagu noh, ma ei, minu teada ikkagi väga sügavalt seda ma ei ole tähele pannud, et oma kogemusest, et seda oleks nagu väga-väga sügavalt lahti näpitud, et mis need võimalused on, et seal tasub kindlasti need prioriteetsuse listid paika panna. ja muidugi meil on ka olemas ju noh, ma räägin siin praegu nii-öelda manuaalselt automaatsete flow'de loomisest, aga on ju võimalik ka panna dünaamilisi tooteblokke, et see ei tähenda seda, et see peaks
peakski kõik nüüd need kirjad ükshaaval igale tootele manuaalselt üles ehitama, aga dünaamiline tooteplokk annab selle võimaluse, et sa lisadki selle kirja, ütled, et okei, ta ostis toote sellest kategooriast, näita talle tooteid sellest teisest kategooriast. Et siin on mitmeid võimalusi. Ja siit aga ka, et lihtsalt üks teine välismaine näide, et kuidas ongi erinevad särgisoovitused jälle step by step välja toodud, mis võiks, noh, ma ei tea, kujutan ette, selline kiri võiks väga hästi toimida, kui inimene ostab näiteks mingit teksaseid, ohoo, siin on sulle võib-olla need sellised särgid, et ka taaskord visuaalne Your next top picks näitab, et siin võiks olla ka juba mingisugune ajalugu all ja jah, lihtne jällegi oma ülesehituse poole pealt. Ja see on nüüd ise just personaalselt ostsin jumestuskreemi ja siis väga tore kiri maandus mulle postkasti, et aga osta ka reisikomplekt ja time to restock ilusti on seal juures, ehk siis võib-olla telli ka siis üldse täiendavarusid ja siin on muuseas sulle ka 20% sooduskood. Et noh, näiteks see ka väga nagu relevantne, seotud selle tootega, mis ma ostsin ja ma päriselt kaaluks seda. Äh, nii, aga ma liiguks edasi siis järgmise teema juurde. Kas on siia küsimusi vahepeal veel tulnud? Ja üks küsimus on, et millal on konkreetse tellimuse või tellimuse järelmüügiga seotud e-kirju liiga palju või liiga vähe? Tellimus tehtud, tellimus teel, arve, kullerfirma kiri, nunnu, muki pildiga tänukiri ja nii edasi. Kas klient ikka kõike seda soovib ja ei tunne, et on spämmi laviini alla sattunud, lasi meeleheitlikult eemaldada listist nuppu? Päris hea küsimus tegelikult. ja taaskord ma ise arvan seda, et või vaatan seda niimoodi, et kui see on see kiri õigel ajahetkel, et noh, loomulikult me ei taha talle panna seda, et nüüd ostis ja nüüd ta hakkab hullult saama neid kampaaniakirju, et noh, kui see tänukiri on seal ilus, ostuga seotud kirjad, noh, tegelikult niikuinii on ju need kirjad, mida sul on vaja teada, kui sa ootad seda toodet, et ma ei arva nagu, et neid keegi peaks tüütuks, pigem sa ootad ju seda, et millal mu toode kohale jõuab. Et kui sa veel sealt saad selle järelkirja ja noh, siin annab ajaga mängida ka, et see kõik ei pea tulema nüüd niimoodi, et päev üks on kohe kinnitus ja siis on kohe aitäh ja siin on kohe, näed, osta neid tooteid ja siin on ka veel, et näed, sulle võiks meeldida see, et seda annab siia teekonnale nagu mõnusalt ajaliselt läbi mõelda. Et ma arvan, et see ongi noh, see on jälle see, kus tuleb mängu iga valdkonna spetsiifilisus ja üldse toote klienditsükkel, et seepärast ma olen nad siia ka mõnusalt niimoodi vahele pannud, et toote kasutamise perioodi, et ajastuse mõtlemine läbi kindlasti on väga oluline. Ei ole vaja neid sinna niimoodi väga tihedalt panna, aga mõistlikult ja ma arvan, et noh, siis nad ei häiriks palju rohkem, kui nad saaks sealt kohe mingisuguse kampaania laviini alla, ma isiklikult arvan. Et see kõik on sõnastamise küsimus. Et ma tegelikult seda kuulen ka väga palju sedasama küsimust, et ei tea ikka, kas me äkki spämmime seda inimest. Spämmid sa siis, kui sa saadad talle mingisugust kommunikatsiooni, mis talle tegelikult korda ei lähe, et noh, ma arvan, siin ostujärgses faasis on meil ju tegelikult, meil on data olemas, inimene on, või me teame tema kohta, me teame, mis ta on ostnud ja me saame talle nagu, me saame teha prediction eid või ennustada, mis talle seal veel võiks meeldida. Et see nagu peaks selle personaalsusega siin faasis tagama. Täitsa nõus, et kui see on kasulik info, mis on ajastatud, siis on okei. Et mina näiteks olen ühest e-poest loobunud sealt tellimisest sellel põhjusel, et nad saadavad automaatselt, kui ma olen midagi tellinud, siis 2 nädalat peale tellimuse tegemist ma saan meili, et palun hinda antud toodet või jäta kommentaar meile, mis ei ole absoluutselt minule kasulik ja kuna ma sealt olen tellinud päris tihti igakuiselt ja isegi vahest tihedamini, siis kogu aeg saabuvad iga nädala või 2 tagant niisugune kiri, mis meid lihtsalt niimoodi lõpuks ärritas, et ma lihtsalt jätsingi sealt tellimise ära. Et seal jah, peab mõtlema, et see nii-öelda spämm ei oleks.
ja siin on välistuste teema ka, et noh, seesama tagasiside küsimine, noh, väga hea näide, et kellelt sa siis küsid tagasisidet, mis faasis, et kui sa tõesti nagu küsid iga, ma ei tea, korduv, ma ei tea, inimene ostabki tõesti väga sagedalt iga kord küsid, et noh, see on nagu ilmselt natuke läbimõtlemata lihtsalt, et miks me küsime, mida me selle tagasisidega peale hakkame, et noh, ma arvan ka seda, et nagu tore on küsida tagasisidet, aga kellelt sa küsid ja miks, et noh, näiteks meie oleme tagasiside küsimisel väga selgelt eristanud, et me teeme seda näiteks esmakliendi või esmaostu järgselt teatud noh, mõne aja möödudes ja siis, kui ta ostab seal 2, 3, 4 korda, ta ei saa mitte midagi ja võib-olla siis seal 5. ostu juures me tahame aru saada, et oh, sa oled meiega nii kaua olnud, on ju, et miks, et mis sa selle tagasisidega ka tegelikult on ju peale hakkad, et loomulikult üks on see tagasiside, mis läheb sinna toote alla veebipoes, aga noh, tore on küsida igasuguseid asju veebipoele, me tahaks saada hullult palju infot, aga kuidas see tegelikult sinna kliendi teekonda ka ära mahutab, et ma täna siin seda review'de osa ja millal ja kuidas küsida, me seda üldse ei puuduta, aga väga hea näide, Tõnu, et tasub läbi mõelda ja võib-olla lihtsalt pannagi välistuse, et kui sa mis sa tahad sealt kätte saada, kui sa tahad saada kätte, et okei, mis sulle meie poes meeldis, millal sa seda küsid ja sa ei tüüta seda inimest. Äh, nii, kas ma lähen edasi või on veel mõni küsimus? ja võib minna. Mhm. nii, nüüd me jõuame siis sinnani, et kuidas seda teekonda veel edasi toetada. Me rääkisime siin sellest, et mida siis talle siin võib-olla soovitada juurde. Aga mida ma olen väga palju tähele pannud, on see, et hästi palju rõhku pannakse regulaarsete kampaaniakirjade loomisele, et toodetakse noh, väga palju sisu ja see jääb sageli ainult sinna ühekordsetesse kirjadesse ehk siis kampaaniakiri, aga väga sageli seesama sisu tegelikult sobiks ka toetama teatud kliendifaasidesse automaatkirjana. et siis ma väga soovitan mõelda seda ka niimoodi, et kui teil on näiteks mingisugused uudiskirjad, mis juba näiteks on loodud selleks, et kajastada, kuidas toodet kasutada, mis on oluline või kuidas seda hooldada, et siis mõelda, kas see on kiri, mida me saame võib-olla väikse vaeva, väikse kohandamisega allikatesse juurde, et seda juba juba nii-öelda kasutatud ressurssi maksimaalselt ära kasutada. ja kuidas siis leida neid väärtuspakkuvaid teemasid, ehk siis noh, nii nagu ma juba välja tõin, et noh, väga lihtne viis, kuidas sa peale esmaostu näiteks toote kasutamisega saad alustada, mis selle juures on oluline, et noh, väga sageli, kui me räägime korduvostust ja sinna ma ka kohe varsti jõuan natuke detailsemalt, et kui on tooted, mis tegelikult saavad otsa, noh, toidulisandid näiteks või mingid muud tervisetooted, šampoonid, iganes need saavad otsa, aga selleks, et need otsa saaks, on sul ju vaja mingisugust rutiini. et noh, kuidas näiteks sina saad kujundada inimeses või toetada teda sellel teekonnal, et tal see rutiin tekiks, sest kui tal rutiin tekib, ta tarbib ka toodet, tal saab see toode otsa, loodetavasti enam-vähem ka sellise ajaraamiga, nagu seda võiks tarbida, et selle peale kindlasti tasuks mõelda või siis näiteks, kuidas toodet hooldada, et ta võimalikult kaua kestaks, sest noh, me tahame ikkagi väärtust pakkuda, et meie huvi ei ole see, et inimene lihtsalt telliks midagi, et see on ka jälle klienti toetav aspekt, et sa tõesti hoolid sellest, et ta saaks sinu tootest maksimaalset väärtust. või siis näiteks, et ostujärgses faasis ka, et kas on kogukond, kuhu näiteks kliente kutsuda, ma ei tea, kui sul on Facebooki grupp või kui sa oled hästi aktiivne Instagramis, võib-olla jagad seal igapäevaselt mingeid kasutusnippe, asju. et jällegi kiri, mida saab sinna ostujärgsesse automatiseeringusse panna ja tuletabki inimesele meelde jooksvalt, et kuule, aga tule liitu meie grupiga, seal paljud teised jagavad ka oma infot või oh, Instas jagame siin järjepidevalt nõuandeid. ehk siis ja sinna faasi, ehk siis kuidas veel väärtuspakkuvaid teemasid leida, kas on ka jagada näiteks lugusid, kuidas teised kliendid seda toodet kasutavad. et see ei pea olema ainult, et teie õpetate, aga läbi teiste kogemuslugude, läbi teiste, ma ei tea, testimonialide, et siin tegelikult on võimalusi ja väga sageli ma näen ka seda, et luuakse meeletult head sisu sotsiaalmeediasse või kaasatakse näiteks
mõjuisikuid, aga tegelikult ka seda sisu näiteks meilides väga palju ei kasutata. Et noh, kindlasti nagu kampaania meilides tasub seda kasutada, aga taaskord ka automatiseeringud on see, kuhu saab seda juurde põimida, sest see annab inimlikku aspekti ja sellist sotsiaalset tõestust juurde ja läbi selle on võimalik seda klienti siis toetada tema teekonnal. Ja ma toon siia juurde ka siis mõned näited. Isiklik näide. Ise ostsin detsembris madratsi ja detsember siis pea 6 kuud tagasi, mõned päevad tagasi maandus siis mulle nüüd postkasti reaalne kiri. Ja kuidas siis madratsit hooldada. Kuule, aga tõsta ikka seda ümber, kestab sul kauem. Noh, järjekordset asi, ma ei mõtleks selle peale ilmselt igapäevaselt, elu on kiire, aga ma täitsa vaatasin, et väga toredalt ja väga kasulikult kirjutatud ja seal on ka neil endal soovitused, näed, et 3 kuni 6 kuu pärast tee neid asju ja kuidas hooldada madratsit, eks, et jälle väga selge lisaväärtus, mul on ostust möödas pool aastat, ma ei ole vahepeal nende peale mõelnud, noh, ilmselgelt teist madratsit ma võib-olla sinna kohe ostma ei lähe, aga madratsi-katte või midagi sellist ma võib-olla isegi ostaks. Ja siin nad ka küsivad kogemust, et jaga oma kogemust, kuidas sul läheb, et noh, see on muidugi see ka, et inimesel peab olema ilmselt noh, niisugune ikkagi mõjuvam põhjus, et miks ta jagaks või seda teeks, aga iseenesest nagu toreda näitena on see siia juurde pandud. Ja ja näiteks siin kiri, et how to get the most out of your perfume, et lihtsalt jällegi konkreetsed sammud, 4 sammu, kuidas kasutada, kuidas sa saad maksimaalselt sellest väärtust, et ei ole mingisugune väga pikk ja tekstitihe kiri, vaid pigem väga lihtne ja selline konkreetne. Ja ise tellisin ka siin mõned kuud tagasi Aura ringi, mis on siis Health Tech mõõdab siis erinevaid keha parameetreid, kuidas on tervislik seisund. Ja näiteks siin mulle väga meeldib ka see, kuidas nad seda teekonda kujundavad, et noh, näed täna day one, sina oled siin, aga selleks, et sa saaksid sellest tootest maksimaalset väärtust, siis näed, siin on sul hommikurutiin ja tee pealelõunal seda ja mõtle veel sellele, et see nagu, sa oled kliendiga koos sellel teekonnal ja mina isiklikult, ma olin väga elevil, et kui ma seda nende kommunikatsiooni sealt sain ja seda enam, et tegemist tegelikult ei ole ka noh, just sellise võib-olla kõige odavama tootega. Et seda kindlust anda, et okei, jaa, ma teengi järjepidevalt ja siis ma saavutangi selle tulemuse. Nii, ja siin on veel üks näide, et kuidas kutsudagi näiteks kogukonda, et tule meie Facebooki community'sse, väga selge, lihtne, konkreetne kiri. Et noh, mida ma ise näen, on väga tihti ka see, et tahetakse neid hästi palju erinevaid teemasid ühte kirja kokku panna. aga noh, siis ongi jälle see, et mis sa siis tahad, et see klient teeb, et sa tegelikult tahad teda ju suunata konkreetse tegevuseni, anna talle väikene jupikene korraga, üks call to action ja tulemused on ka kohe palju paremad, sest tal ei teki mingisugust erinevaid mõtteid, et okei, kas ma peaks liituma siin kogukonnaga, sotsiaalmeediaga või peaks hoopis jagama oma review'd, et üks samm klikib, liitub, väga selge. Nii, aga selle teema kohta mul siit praegu näited saidki otsa, et kas on tulnud vahepeal küsimusi? ei ole. Aga lähen edasi ja järgmine teema on meil siis, mida siis teha, kui on näiteks, ongi toode, mis hakkab saama otsa või mis on tarbitav toode ja millel on siis selline suurem korduvostu potentsiaal. Ja mm, eesmärk siis on ju meil siin ka tuletada jälle kliendile soojalt ja sujuvalt meelde, et on aeg tellida, et ta tooted otsa ei saaks, sest kui tal juba toode otsas on, siis sõltuvalt brändist ja tootest võib ta teha kiiruga emotsiooniostu hoopis kuskilt mujalt konkurendi juurest, füüsilisest poest. Et noh, eriti kui on tegemist valdkonnaga, kus on kõrge konkurents. Ja noh, millised tooted sobivad meeldetuletuseks, et noh, näiteks ilutooted, kõik tervisetooted, lemmikloomatoit, hügieenitooted, kodutarbed, et siin mõned näited toodetest, mis saavad otsa, kohv, igasugused pähklisnäkid, et kui
kui sul on veebipoes vähegi selliseid tooteid, selliseid kategooriaid, kus siit mingisuguseid mustreid välja joonistuks, siis tasub mõelda, et okei, kas me saame talle saata väikse meeldetuletuse. Kuule, su tooted hakkavad otsa saama, näed, tee siit nüüd oma tellimus. seal saab mõelda ka seda, et kas siis panna võib-olla mingisugune väike motivatsioonikene juurde või siis kõigepealt teha lihtsalt meeldetuletus. Ja noh, näiteks 25, ma ei tea, 30, 45 päeva peale ostu või noh, mis iganes see on siis vastavalt juba teie enda toote kestvusele, ostutsüklile. aga jah, kas teha sooduskood või siis alguses nii, su toode hakkab otsa saama, aga vaatad näiteks, kui ta ei ole ostnud X aja jooksul peale seda, kui sa talle esimese kirja saatsid, et siis paned selle soodustuse, et teda natukene siis lükata sinna või suunata sujuvalt ostu suunas. Ja siin on ka taaskord mõned näited, et noh, jälle väga lihtne. kuidas sinu esimene tellimus oli? kas sa oled valmis refill ima ehk siis uuesti tellima? Buy again nupp. et see ei jäta ka siin väga palju nagu sellist segadust, et sa saad väga selgelt aru, mis sa pead tegema, siis hakkad mõtlema, okei, võib-olla tõesti võiks konkreetne nupp veebipoodi edasi. Siin on välja toodud ka taaskord sõnum running low, et sul hakkab toode otsa saama, telli uuesti, pandud juurde toode, mis siis inimene tellis ja ka teisi tooteid, mis võiks sellega kokku sobida. et noh, ma enne ka mainisin neid dünaamilisi tooteplokke, et ma kasutaks neid ise, ütleme nii, natuke taktitundeliselt, mõtleks läbi tõesti, et kus siis on mõistlik talle anda see suur hunnik lihtsalt tooteid ja kus siis oleks vaja võib-olla iga toode seal kuidagi eraldi ette võtta või sujuvalt siis nagu kirjeldada, et miks sa neid tooteid seal annad, aga noh, siin näide, et kuidas tegelikult seda tootekataloogi saab kenasti kasutada ja noh, siin on ka alla pandud väikene sihuke piilikene motivatsioonipakett. Ja no siin on natuke loovam asi, see on nüüd peale vaadates võib-olla pisut segane, et noh, see meilide hakitamine selle võib-olla sujuvuse kaob ära, aga lihtsalt näide jällegi, et küsimus, et kas on aeg top-up imiseks ja siis kuidas sa lood inimesele võib-olla mingisuguse siukse natukene teistsuguse kogemuse, et kui on bränd, millega saab võib-olla selliseid out of box lahendusi testida või midagi nagu teha mustrist väljas, et noh, jällegi tõmbab tähelepanu, vaatad, okei, mis asi see nüüd on ja siis teed selle journey läbi, et lihtsalt selle näite puhul tegemist on tualettpaberi müügiga, et jällegi, kuidas sa teed siukse võib-olla igava ja kuiva asja natuke lõbusamaks, värvilisemaks ja mängulisemaks. Ja noh, veel väga lihtne näide, keep the good thing going, et noh, need sõnastused on täpselt need, millega saab mängida. Ma nagu näen, et väga-väga palju tahetakse selliseid hästi pikki lohisevaid tekste väga sageli teha, aga taaskord näited näitavad ja minu arust väga nagu selgelt arusaadav, et ei pea seda ajama väga pikaks. Ehk siis, kui on toode või tootekategooriad, kus on selline ostukäitumine, et toode saab otsa, siis kindlasti tasub mõelda, et kas panna sinna see väike kirjakene siis kuskile vahele, mis talle mõnusalt sujuvalt meelde tuletab, et soorita uus ost. Kas selle osa kohta on küsimusi? tundub, et ei ole. Mhm. Nii, ja siis lähme win-back kampaania ehk siis win-back ehk siis kliendi tagasitoomine, kui klient pole juba mõnda aega ostnud, et oletame, et sa oled siin loonud väärtuslikku sisu, suunanud teda teadlikult edasi ja ta ikka ei aktiveeru, mis on täiesti normaalne ja loomulik protsess, et inimesed kukuvadki teatud faasides vahepeal ära. aga loomulikult siis on seal ka inimese aktiveerumisel roll on kampaaniakirjadel ehk siis regulaarsed kampaaniad, uudiskirjad siis, mida te saadate, aga noh, engaged listile saates kirju, regulaarseid kirju inimestele, kes neid päriselt avavad, kes neile klikivad, kes on värskelt liitunud uudiskirjaga, kes on veebilehel aktiivsed, et siis nendele saates
paratamatult, noh, meie paneme ka tavaliselt alati parameetrid, et me saadame kampaania kirju näiteks need, kes on 90 päeva, 180 päeva aktiivsed olnud, et me kindlasti ei saada neile, kes siis kindlasti üldse mitte kirju ei ava, sest see võib tekitada meil spämmi sattumise probleemi. ja ühesõnaga, Winback, sellel on oma roll, ongi seal, et kuidas siis seda inimest aktiveerida, kui ta ära kukub. ja see on meil, meililist ju tegelikult see võib kasvada, kliendibaas kasvab, kui aktiivsete klientide hulk jääb pigem samaks, siis see tuleb mängu ja siin kindlasti mõtleks siis, et kes siis sinu jaoks on mitteaktiivne klient, et jälle tuleb olulist rolli mängib see, kui tihti üldse klient võiks sinu juurest osta, et see on jällegi selline individuaalne mõtisklemisküsimus, et millal siis, kui ta ei ole ostnud, mis aja peale, kui ta ei ole aktiivne olnud, et millal tasuks siis talle see väikese meeldetuletus saata, et kuule, pole sind ammu näinud. Vaata, mis meil on siin veel uut lahedat, uued tooted, tule tagasi, võib-olla ka väike motiveeriv sooduskupong. noh, kuna ma toon neid sooduskuponge siin, ma olen päris palju maininud, aga see ei tähenda seda, et soodustust peaks kõigile kogu aeg pakkuma, et noh, see on ka see põhjus, et miks ma rõhutan, et neid tasuks saata siis, kui neil on oma niisugune väike roll ja automatiseeringutena, et väga-väga sageli pannaksegi sinna kampaania kirja kogu aeg, näed, siin on soodukas, kõik tooted on alla hinnatud, aga noh, kõik kliendid ei vaja seda, on kliente, kes ostavad meil täishinnaga ka, et kindlasti tasuks strateegiliselt läbi mõelda need kohad, kus seda sooduskoodi kasutada. ja kuidas näiteks siis seda win-back ehk siis kliendi tagasitoomise jada üles ehitada, võibki olla väga lihtne, kasvõi 3 kirja. Esimene kiri, pole ammu sinust kuulnud, lisada juurde laiem tootevalik, nagu ma mainisin, ka võib-olla hoopis uued tooted, rääkida, mis on seal uut olnud. Siis sooduskood, väga lahedalt toimivad mystery sale'id, mis siis oma olemuselt on see, et sa saadad kliendile justkui nagu kampaaniakirja, meil on selline salapärane kampaania, et siin on sulle sooduskood selleks, et teada saada, mis soodustuse sa siit said, mine lisa see sooduskood ostukorvi ja siis sa näed, et see on nagu selline huvitav põnevust ja teistmoodi aktiivsust tekitav kirjatüüp, et noh, see ma lihtsalt tõin selle siia välja, et see on näiteks kirjatüüp, mis sinna sobiks väga hästi, et ta nagu teistmoodi. ja taaskord, nagu ma enne mainisin, et kui juba kuskile sooduskoodi paneme, siis kindlasti ei tasu ära unustada seda meeldetuletust, et sinu sooduskood aegub. ja kui ikkagi nüüd räägime natuke laiemalt, et kui siis klient ikkagi on ostnud sult, aga kaob ikkagi ära, ei aktiveeru peale mitmeid katseid, ei ava enam sinu kirju, ei ole kuidagipidi huvitatud, et siis ikkagi on ta mõistlik listist eemaldada. ja noh, seda mitmel põhjusel, et nii nagu ma mainisin, me ei taha saata kirju järjepidevalt neile, kes kirju ei ava ja sest spämmi oht tekib, spämmi sattumise oht, aga ka meiliplatvormid on üldiselt kontaktipõhise tasuga, ehk siis meil ei ole mõtet maksta klientide eest, kes tegelikult ei ole aktiivsed. ja see ei tähenda, et me ta nüüd ära kustutaks, vaid me lihtsalt paneme ta, Klaviyo mõistes on see siis selline termin nagu suppressed, aga me eemaldame, unsubscribe ime ta ära ja kui ta tuleb tagasi, siis ju tema profiil taaskord reaktiveerub. Nii et see on kindlasti miski, millele tasub ka mõelda. ja siin on lihtsalt taaskord mõned hästi lihtsad lojaalsuse näited. et nagu ma tõin välja, it's been a while. Siin ongi välja toodud, et tule vaata, meil on nii palju veel põnevat. Või siis teine näide, et we miss you, pole sind ammu näinud. tule, võta siit 20%, siin on meil näed, selline tootevalik. Et jälle väga lihtne, mida ma tegelikult tahangi nende lihtsate näidetega öelda,
et loomulikult seal on vaja läbi mõelda kõik see tehniline osa, seal on vaja läbi mõelda välistused, aga tegelikult need kirjad, et seda emotsiooni tekitada, ei pea olema see ei pea olema nüüd väga suur projekt, et tegelikult tasubki mõelda, et okei, mis on esimene samm, mida ma saan sinna panna, alati saab juurde lisada neid kirju, alati saab täiendada, alati saab parandada. kui ei toimi, AB testida, aga oluline on, ma arvan, et lihtsalt hakata toimetama, kui neid seal veel ei ole. Ja siia ka veel mõned näited, et lihtsalt vaata, mis on uut või siis sulle kingitus 25 dollarit off'is ja samal ajal näiteks see kolmas näide jälle väga visuaalne, et ongi, me pole sind ammu näinud, it's been a while ja me saame aru ka seda, kui sa tegelikult neid kirju enam ei taha saada, et sul on, see on väga okei ja kui sa ikkagi tahad, siis kliki siia, et noh, see tegelikult, see kiri, eraldi termin sunset flow, kuhu alla see kiri läheb, ehk siis, kus me vaatamegi seda nagu inimese seda nii-öelda lahkumise teekonda natukene rohkem teadlikumalt, aga ma tõin ta lihtsalt siia näitena, et kuna ma seda teemat siin puudutasin, seda listipuhastuse teemat. Ja Winbackiga seoses, kas on küsimusi? üks küsimus tuli, kas on mingi lihtne võimalus, kuidas näiteks Shopify ja Klaviyo vahel unikaalseid koode automaatselt genereerida või kirjas saada unikaalse koodi, mis tegelikult on kõigile klientidele sama? Ja Shopify'ga on tegelikult väga lihtne, et Shopify'ga on päriselt võimalik unikaalseid koode genereerida. Shopify ja Klaviyo ühendus on noh, ikkagi väga hea, et seal on väga suured investeeringud olnud taga ja ma näen ka seda, et kõik, või mitte kõik, väga palju Klaviyo uued feature'id tegelikult on esimeses faasis Shopify peal. Ja see sooduskoodi variant on seal kenasti olemas. Vot kirja teine pool oli, et või unikaalset koodi saata. Või Või küsimuse teine pool. jah, või kirjas saadad unikaalse koodi, mis tegelikult on kõigile klientidele sama. No seda me olemegi teinud ka niimoodi, et okei, kui Shopify'ga on see tõesti lihtsam, ka WooCommerce'iga on see võimalik, sa saad üles laadida bulk discount koodid ja siis seda lihtsalt kuvadagi nagu päriselt unikaalseid koode, et genereerid näiteks WooCommerce'ist terve posu koode, laed need Klaviosse üles, et sama on Shopify'ga ja Shopify'ga on see tegelikult veel lihtsam ja siis ta päriselt sul kuvabki seda unikaalset koodi ja see kood on ka unikaalne, aga teinekord, kui see tekitab ikkagi sellist juba rohkem nagu tehnilist küsimust, kuidas me neid koode seal hunnikus genereerime ja kas ikka noh, mingeid selliseid küsimusi, et siis me oleme ise väga sageli teinud lihtsalt ka unikaalse väljanägemisega koodid, ehk siis tegelikult see kood võib seal olla JF 1872, aga ta on kood, mis töötab kõigile ja noh, me oleme seal koodi parameetreid siis lihtsalt muutnud, et sa saadki seda kasutada per üks email üks kord, et noh, selliseid asju oleme teinud. et see kõik on võimalik. aga WooCommerce'i ja Klaviyo vahel? Otseühendust minu arust veel viimaste andmetega ei ole niimoodi, et sa nagu otsekoodid paned liikuma, aga kui sa WooComist ekspordid, näiteks genereerid palkgeneraatoriga, ma ei tea, 1000 sooduskoodi ja siis impordid need näiteks Klaviosse, siis see toimib kenasti. Riim veel seal kirjutab, lihtsalt, et neil on jah. ka Klaviyo ja WooCommerce'i unikaalsed koodid võimalik luua, jah, Mhm, just. Mhm. mhm, mhm. Okei, siis on slaidide kohta küsimus, et head ideed Jah. ammutamiseks, et kas need on ka kättesaadav. ma arvan, et äkki, Kadi, mis sa arvad, kas teeme nii, et salvestus on ka pärast kättesaadav, kõik, kes tahavad, võivad järgi vaadata, aga kui näiteks keegi soovib Kadilt slaide, kas Kadi, oled sa nõus jagama? Jaa, ikka, siis muidugi. võib näiteks nii teha, et kes soovib slaide, et ma ei hakka kõiki 150 registreerijat spämmima, et kes soovib slaide, võib Kadile kirjutada ja Kadi saadab slaidid vastu, et estlanders.ee lehelt saab Kadi ju kontakti, et Kadi saadab hea meelega siis nendele, kes Mhm, soovivad slaide. aga hetkel just. tundub, rohkem küsimusi pole, võib jälle edasi minna. Mhm. Nii, nüüd vaatame natukene lojaalsust ehk siis seda, kuidas siis kasvatada lojaalsust ilma keerukate süsteemideta. keerukate süsteemide all ma siin tegelikult antud hetkel peangi silmas, et selleks, et panna klienti lojaalselt tundma või end VIP-ina tundma, ei ole sageli vaja sellist uhket
suurt lojaalsusprogrammi, et noh, elu näitab, mida suurem pood, seda suurem projekt on lojaalsusprogrammi loomine, käivitamine. aga, aga mida saab siis teha ja mida meie siis tegelikult ka väga sageli teeme, ongi see, et me hakkame otsima võimalusi, ehk siis me hakkame seda listi segmenteerima. Kõigepealt, kes on teie jaoks VIP, iga poe jaoks jällegi erinev, et kas me vaatame VIP-i kliendi eluea väärtuse järgi, kellel on kõrgem kliendi eluiga, kes sooritab näiteks võib-olla aastas küll üks-kaks ostu, aga ostukorv on kõrge, kes ostavad regulaarselt, võib-olla teevadki sulle aasta jooksul 6 tellimust, aga need tellimuse ostukorvid on madalad, et kes või siis, kes sooritab ostu, on aktiivne, avab, klikib kirju, jätab arvustusi, soovitab sõbrale, et seal on erinevaid parameetreid. noh, mina ise olen, ma ei ole seda liiga keeruliseks ajanud, et minu arust väga nagu lihtne viis, ma panen siit ka mõned näited, võimalused siit ette, et lihtne viis näiteks konkreetne trigger, et ütleme nii, et te lepite kokku, et teie jaoks on klient, VIP-klient, kes on näiteks 5 ostu sooritanud. noh, üks asi, seda saab kliendile kenasti kommunikeerida, näiteks, et peale 4. ostu saab automaatkirja, palju õnne sinu 4. ostu puhul, tead, 5. ostul anname sulle 10 eurot sooduskupongi tänutäheks sinu lojaalsuse eest, et noh, siin Apollo, Rahvaraamat, kõik see, ju teevad seda tegelikult väga-väga hästi, et ongi seal konkreetne ostusumma, kui ma ei eksi, mingi 100 euri, midagi sellist vist, ja siis sa juba saad selle sooduskupongi, et tegelikult noh, meili automatiseeringutega annab seda väga hästi teha ja see trigger on väga lihtne. põhimõtteliselt trigger ongi placed order equals 4, on ju, ostis sul 4 korda ja siis saada talle see kiri. et noh, lojaalsussüsteemid loomulikult, kellel on suurepärane, et kui on lojaalsussüsteem olemas, siis ma kindlasti vaataks ja uuriks seda, et kuidas tehniliselt, kui veel ei ole tehtud, kuidas näiteks saab kajastada neid boonuspunkte, kui on boonuspunktide kogumine või boonusraha ka emailides. Sest kui on seal üleval jällegi headeris, emaili headeris olemas kenasti, et näed, siin on sinu boonuspunktide jääk või näed, sul on 5 eurot praegu kogunenud ostukrediiti ja see on inimestel silme ees kogu aeg, et noh, jällegi väike lisamotivaator, et ah, mis ma lasen sellel rahal seal olla, kasutan ära. et see kehtib ka nii kampaaniakirjade kui ka automatiseeringute puhul. aga noh, siin sõltub väga palju tehnilistest setup idest, et noh, näiteks konkreetselt ise praegu töötame konkreetse kliendiga, süsteem on Meritist jooksevad kõik punktid, asjad ja ilusti, kuna Klavi on näiteks on avatud API, väga palju võimalusi, siis selle ühenduse saab kenasti saavutada. ehk siis, kui on selline süsteem olemas, siis mõelda, uurida, et kas saab neid integreerida ka meilidesse. aga kui ei ole, siis mõelda, mis on need hetked, kus me tahaks öelda kliendile, et kuule, väga lahe, et sa oled meiega. et kas see on siis tõesti motiveeritada selle võib-olla 4.–5. ostuni või siis kasutad seda lojaalsust ära selleks, et saada talt võib-olla hoopis sisu või paluda tal jagada oma lemmiktoote pilti, märkida sotsiaalmeedias või näiteks küsida ka kliendi arvamust. noh, sellest arvamuse asjast me enne rääkisime natukene siin arvamuse küsimisest, aga noh, näiteks väga huvitav segment on minu arust, keda me ise oleme ka ühe konkreetse kliendiga niimoodi natuke süvitsi tundma õppinud, on segment, kes ostab väga mitte väga sagedasti, aga kelle ajalooline ostude arv on noh, seal üle 10, üle 15, üle 20, et mis siis seda klienti tagasi toob. et see on näiteks ka väga huvitav segment, mida sa saad tekitada, vaata, palju sul on neid inimesi, kes on ostnud seal, ma ei tea, 15+ korda, 10+ korda, et nende numbritega mängides jällegi sealt annab leida väga palju huvitavaid võimalusi. ja üks mõte veel juurde siia, et noh, näiteks kui sul ongi mingisugused uued tooted või need tooted on seonduvad näiteks eelnevate vanade kategooriatega või ütleme nii, et kui klient on ostnud sult näiteks, ma ei tea, ostnud magneesiumi ja nüüd sul tuleb uus
magneesium ja näiteks sa tahad uuele tootele saada võib-olla esimeses faasis arvustusi alla, siis näiteks võtagi see inimene, kes on sul varem ostnud sarnast toodet, tee talle seal väikene minikampaania ja, ja saad need arvustused juba sealt palju mõnusamalt, kergemalt alla, et noh, see VIP-kliendi nagu võimalusi, noh, siin on päris palju võimalusi, kuidas seda ära kasutada, et jällegi sõltuvalt brändist tasub mõelda, et mismoodi seda suhet sealt luua. Noh, nüüd see näide, mis ma siin tõin, oli küll võib-olla selline pigem ühekordne kampaania näide, aga need eelnevad siis, et kus sa oled ikkagi teinud, trigger on 3 ostu või 4 ostu, 5 ostu või 250 € eest näiteks täitub, et siis lihtsa vaevaga saab triggerida talle soodustuse. Ja jälle, noh, siin väga hea Starbucksi näide, ei ole siin mingit pikka juttu, ilusti kliendi teekond, siin on sinu, näed 3 ostu, sul on 4. ostust puudu ainult nii vähe ja võta siit 20 või mitte 20, see on $4 ohvi oma järgmiselt ostult ja juba ongi ju selline väike ilus lihtne kiri valmis. Ja siin happy anniversary, palju õnne, sul on täitunud 3 ostu meie veebipoes, oma 4. ost võtta näiteks 15% soodsamalt, et noh, siin on anniversary of first purchase, aga täpselt jällegi mõelda, et kuhu selline kiri teie kliendi teekonnas mahuks või sobituks. Ja veel paar näidet, et VIP Access kasutadagi võib-olla siis seda sellist VIP-eksklusiivsust, meie kogukonna sõnumit, et sina saad nüüd selle esimesena, et for VIP customers only, noh, kohe paneb erilisemalt tundma ja siin on see keskmine näide, et you've been granted a gift bundle, et sulle on mingisugune tore bundle pandud kokku, aga limited stockiga ehk siis võib saada otsa ja click to reveal, noh, väga tore, ma läheks kindlasti vaataks üle, et mis bundle'i nad mulle seal pakuvad ja tegelikult no jällegi, kui sa saad mingi sellise väikse lükkega inimese omale veebi, ta juba jõuab sul sinna veebipoodi, et noh, suurem jälle tõenäosus, et ta päriselt vaatab seal ringi ja äkki sooritabki ostu. Ja siin veel paar näidet. Ja lihtsalt sellise lojaalsuse ja vautšeri sõnumiga, et ja siin on näiteks ka kampaania näide küll, mitte automatiseering, aga need üleval kollane tekst või kollasel taustal tekst, VIP Black Friday Early Access starts now. Et noh, jällegi paneb mind tundma, et okei, mina järelikult saangi enne teisi, et noh, siin annabki juurde kommunikeerida ka ju seda, et tõesti esimestele võib-olla on suurem soodukas või noh, meie klientidele on 25%, kõik teised saavad 20%, et siin on seda mänguruumi. Nii, aga selle teema kohta, kas on küsimusi tekkinud vahepeal? Jaa, üks küsimus täitsa on. Kas teil on kogemust, kuidas Magentoga need Klaviyo personaalsed automaatkirjade koostamised, seadistused toimivad? Magentoga on, tähendab, me isiklikult Magento poodi kliendina täna sees ei ole, aga ma tean seda, et Magentoga on see võimalik, sest taaskord Klaviyo API on avatud. Magentol on ka võimalus, et ma detailidesse ei oska siin praegu minna, peaks olema võimalik, aga peab natukene lähemalt otsa vaatama. Kas PrestaShopiga on kogemust? Prestaga, kas ma mõtlen, Prestat me vist ei ole ka ise seadistanud, Klaviyo Presta ühendust. Aga taaskord PrestaShopi ka ma tahaks arvata ka, et on kenasti võimekas. Me oleme teinud, noh, ma toon näite, et me oleme tegelikult teinud selliseid ühendusi, kus ongi näiteks Pipedrive, noh, üldse mitte nagu veebipoodide näitel, aga näiteks Pipedrive, kus jookseb kogu kliendi siis haldus, on klientidel seal erinevad faasid, kus siis klient liigub kontaktist kuni trial'ini, kuni mingisuguse tegevuseni, et me oleme tegelikult noh, näiteks Pipe'iga teinud selliseid toredaid ühendusi, kus ongi sul 90 datapunkti Pipedrive'ist jooksevad Klaviosse, et siis oleks võimalik neid kontakte segmenteerida.
et jah, seal on selliseid variante küll, nii et ma usun, et nii Pressa kui Magentoga kenasti saab sellega tehtud. Kristjanilt üks väga hea küsimus, et kui peaksid valima ainult ühe automaatse flow, mida korralikult üles ehitada, siis millist teha, et milline on neil nii-öelda must have või teie klientide põhjal kõige suurema tulemiga. et kui sa peaksid valima ainult, saaksid ainult ühe flow teha, et enda kogemustele tuginedes, mis sa teeksid siis? No ma võin kogemuste pealt öelda, et noh, kõige suuremad nagu müüginumbrid on kindlasti taga, mis on siis needsamad welcome flow'd, abandoned cart'id, et kus sul on ka see kliendi väga teadlik suunamine, aga kui me räägime ostujärgsest teekonnast, siis tegelikult ma näen, et see meeldetuletus ehk siis kui sa annad, kui sul ongi toode hakkab otsa saama ja sa annad talle seal meeldetuletuse, sul ei pruugi olla vahepeal mingeid muid suuri kampaaniaid olla, aga sa oled välja arvutanud selle, et okei okay,, sul võiks toode saada seal selles faasis otsa ja ehitad sellele jada, siis seal on päris okeid numbrid ja no samamoodi tegelikult ka noh, Winbackiga. Et Winback on küll selline asi, mis sa nagu võib-olla see ei ole nagu numbrite mõttes nüüd mingi ulmeliselt suur protsentuaalselt kogu sellest teekonnast, aga see on jällegi see viimane püüe, et sa tegelikult ei lase seda klienti raisku. sa teed omalt poolt kõik, mis sa saad teha, et see kliendi saaks suunata sinna järgmise ostuni. kas see võiks umbes nii olla, noh näiteks kosmeetika puhul küll, et noh, kui sa enam-vähem näiteks tead, et mingit kreemi kasutad võib-olla 3 kuuga ära, 3 kuud on Mm-hmm. möödas, et siis saadad. aga kui näiteks noh, oletame, et inimene pole näiteks, kui sa, ma ei tea, oletame kinoga tegeled, et inimene pole pool aastat kinos käinud, et saadad, et juba no, pool aastat pole käinud, et tule jälle, et siin on soodustus või ma ei tea, et aasta otsa oled Texasit kandnud juba, et äkki oleks vaja Mm-hmm. uusi, et siin on sulle soodustus, et noh, tegelikult annab ju iga Mm-hmm. toote puhul suunata on ju kordusostule, et Muidugi, jaa, et seal ongi lihtsalt välja mäppida, mis see siis selles konkreetses kontekstis on, aga no tõesti annab, et see on ju jälle, et nii nagu ma ütlesin enne ka, et sõnastuse ja sellise formuleerimise küsimus. Kui palju loeb, kumb on tähtsam, kas üldse saab nii öelda, et kas hea sõnastus või hea soodustus? Äh, noh, pakkumised igal juhul kindlasti toimivad, aga mida ma ise, no miks mul tegelikult, noh, ma püüdsin ka siin väga palju selliseid visuaalseid näiteid tuua, et tegelikult ma näen ise seda, et see lühike sõnastus ja pigem visuaalsus on tegelikult see, mis on nagu, noh, mis toob Mhm. väga häid tulemusi. ma näen, et väga paljud tahavad sellist nagu hästi pikka teksti ja tahavad sinna hästi palju kirjutada, hästi palju sektsioone. aga noh, Mailbox'is me ju tegelikult scroll ame ikkagi samalaadselt nagu sotsiaalmeedias. Et sa teed kirja lahti, vaatad, skännid ta läbi, kas sul haakub, kas sul ei haaku, kas sul tekib emotsionaalne side, et siin annab ka selle, noh, sõltuvalt tootest, aga väga hästi seda emotsionaalset sidet tekitada. ehk siis ma arvan ise seda, et kui sa nagu sa võid teha väga hästi kujundatud ja sõnastatud emotsionaalse meili ilma ühegi soodukata, sest seal on võimalus, seal on mänguruumi, sul on sõnumit, sul on pilti, millega mängida. Mhm. Kusjuures jah, see küsimus oligi sellest ajendatud, et väga palju tegelikult need nii-öelda kirjad, mis meie ka liikmed saadavad, et väga palju sisaldavad ikkagi nagu pigem teksti, et need näited, mis sina tõid, on tegelikult pigem nagu noh, väga head visuaalselt ja vähem teksti, eks ju, et on veel mõned küsimused, kui tihti peab reminderi saatma, kui müün pudeli veini kohe reede õhtul? no esmaspäeva hommikul võid ka saata, vaata, et äkki siis läheb kaamelaga. telli ruttu, siis on ilusti kohal, kui kolmapäeval vaja läheb. No Mm -hmm. taktitunde küsimus jälle, eks, et sul on selles suhtes, et noh, neid tüütuid reminder eid ju ei taha, on ju, saada, aga jällegi reminderi mõttes, et kui noh, veini müüd, see võib olla ka ju läbi selle, et mitte ainult, et kuule, tule nüüd osta, aga noh, ikkagi need regulaarsed kampaaniakirjad, mis seda saavad toetada, et kuule, vau, kuule, mul on sellise veini või sellise story'ga vein, sellised maitsed, noh, et minu arust nagu alkohol on väga hea kategooria, kus emailiturundust teha, sellepärast et sul on ju muudes valdkondades on seal päris palju limiteeringuid reklaamimisel, aga meil jälle, kuidas sa tekitad inimeses selle tunde, et ma teen su meili lahti ja oh, mul tuleb kohe peale tunne, et tahaks võib-olla pokaalikese mingit mõnusat maitsvat veini võtta, et noh, ja, reminderite osa, jah.
jah, et see samamoodi ju Liviko hakkas hästi veini müüma siis, kui nad tegid nii-öelda pudelitele panid peale, et soovitavad, eks ju, mingid pudelid või välja mm. valitud kellegi poolt ja samamoodi ka Coop, et kui on veinimeistri soovitus ja kui poest ka Mm vaadata, -hmm. mida inimesed valivad, siis neid, kus on peal see soovitus, et noh, selles mõttes, et kui Mm sa pudelit ka veini müüd, et kui sa mulle saadaks soovitusi, et mida soovitad ja miks, et noh, muidu see valik on nii-öelda asjatundmatule on väga ju kirju, et siin kindlasti annab veinidega seda soovitust teha, eks ju. ja lugu, noh, et Just. see on sealt sellest väiksest kohast haruldane veinikene, näitab piirkonda, näitab seal võib-olla ka, kes seda veini on seal teinud, et noh, lugu on ju väga-väga suuresti ka see, mida me ostame. Absoluutselt. Küsimus veel Evenililt, et kas needsamad näited, mis sa täna oled toonud, et kas need on kõik Klaviyo vaikimisi template'id või need on teil enda loodud ettevõtetes, et Mingid olid meie enda omad, aga ma olen siia ka, kuna ma tahtsin hästi palju erinevaid teemasid katta ja pigem laiemaid näiteid, et ma olen, noh, ma ise kogun ka kogu aeg niisugust inspiratsiooni ja näiteid, sellega, kusjuures ongi mul no järgmine. Klaviost nad ei ole Klaviost võetud, on ju, nad on ikkagi tehtud. Klavios on ka tegelikult, Klavio template library on minu arust päris palju arenenud viimasel ajal, et siin on väga palju juurde lisatud selliseid nagu päris atraktiivseid näiteid, kus noh, ikkagi saadki juba muuta ära ainult teksti, võib-olla leiad samalaadse pildi. et noh, kui meie meile ise teeme, siis me teeme tavaliselt Figmas esmalt disaini, kui on just niisugused disainikad meilid ja siis Figmast Klaviosse. Lihtsalt, et see disain tuleks nagu tervikuna kokku. Igaks juhuks küsin veel vahele, et kas sul on mõni slaid veel? Mul on tegelikult üks sama slaid, mis läheb väga hästi selle viimase küsimusega kokku, mis siin oli, ehk siis kuidas leida uusi ideid ja see on lühikene ja väga selline praktiline, ehk siis nii nagu ma rääkisin, et noh, meie ise ka igapäevaselt otsime inspiratsiooni ja tegelikult meil on olemas väga head platvormid, kust seda inspiratsiooni leida. Et ongi sellised emaili template library'd ehk siis ja mitte template'id isegi, vaid näiteks really good emails, lähed sinna, seal on noh, seal on nii teenusepõhiseid kui ka on e-kaubandust, et erinevaid kampaaniameile, kus sa saadki vaadata, mis teised on teinud, kombineerida ideid kokku ja näiteks platvorm mild.com ongi e-kaubandusele suunatud, kus sa saad reaalselt võtta suurte brändide näited ette, saab brändi kaupa võtta need sealt lahti ja vaadata, mida keegi kuskil teinud on. Ja email lav samamoodi, seal on ka kategooriad, et võta näiteks welcome flow, võta post-purchase flow. et noh, need on nagu sellised toredad kohad, kust ammutada seda inspiratsiooni ja seal on ka päris palju neid selliseid noh, visuaalseid näiteid. Ja ka me oleme Pinterestist huvitaval kombel leidnud toredaid näiteid. Ja lihtsalt see veel lõpetuseks öeldes, et mida meie ise tavaliselt praktiseerime ka oma klientidega, on see, et me subscribe ime välismaa konkurentide meililistidesse. Et noh, seal peab muidugi arvestama seda, et siis, kui sa ei ole ostnud, on ju, siis sa saad seda mitteostnutele suunatud jada, aga kui on vähegi võimalik, kui toode seda võimaldab, siis me oleme ka, noh, teemegi päriselt testoste, et näha, mis meiega siis seal pärast hakkab toimuma, kui me oleme selle ostu ära teinud. Et noh, just nagu juba sellised välismaa poed välja valida, kelle sa tõesti näed, et nad on oma iga detaili läbi mõelnud. Et just seda nagu õppekohta saada ja siis vaadata, okei, kas siit on midagi, mida saab rakendada enda turunduses ka. See on hea, need on väga head näited, et ja kusjuures ka see, et suuri rahvusvahelisi konkurente jälgida, et nii meililistis, alates müügitingimustest, tagastusprotsessist ja kõigest muust, et meil on kõik see läbi tehtud, et sealt saadki väga häid näiteid, et üks küsimus veel, mida arvad Smile'i meiliturunduse platvormist? Minu enda kogemus, me ütle, oleme ütle, ütle ausalt. Ma arvan seda, et lihtsalt see kaubanduse maailmas, kus sul ei ole vaja uudiskirja saatmise platvormi, kus sul on vaja ikkagi sellist nagu terviksüsteemi, kus sa saad edukalt segmenteerida võimalikult lihtsalt neid profiile. Ma arvan, et Smiley jääb lihtsalt nõrgaks, et me oleme katsetanud platvormi ise ka, tahtnud anda võimaluse, aga me oleme jooksnud väga nagu suurte takistuste otsa sellistes kohtades, mis nagu võiks olla noh, nipsuga tehtavad. Et lihtsalt ma, ma arvan, et on olemas paremaid platvorme, eriti kui on plaan mõõta ja päriselt ka tulemusi teha ja tulemusi näha.
sa mõtled just kõik võimalikku lisaautomaatikat, eks ju, et mis seal kõik klaviod ja muud, mida nad võimaldavad lisaks, on ju, et Automaatikaga ka see, et ma saan nagu Klavios, ma lähengi lihtsalt võtan, tekitan segmente ja puhtalt juba sellepärast, et kui ma tahan näiteks aru saada väga lihtsalt, et okei, palju mul on inimesi, kes on ostnud see aasta 3 korda, aga ei ole 4 korda ostnud, et nagu seal on see powerhouse juures, pluss tegelikult seal on analüütika variandid Shopify platvormile, on ka seal review'd ja noh, neil on väga palju siin igasuguseid uuendusi ka tulemas, mis just nagu nad ei vaata seda ainult uudiskirja osa, vaid omnichannel approach'i ehk siis kanalite üleselt, et kuni selleni, et neil on ka tulemas eraldi chati funktsioonid, et sul põhimõtteliselt kogu kliendi kommunikatsioon jookseks ühele platvormile kokku, oleks lihtsasti hallatav, et samamoodi SMS-turundusega, mida täna Klaviol kahjuks veel Eestis ei ole, aga jällegi me väga loodame, et see varsti tuleb, et sa saad terve selle klienditsükli vaadata läbi ja just eile osalesime Klavia partneritele mõeldud webinaril, seal nad ütlesid, et on tulemas ka WhatsAppi liidestus. Et sa saad ka WhatsAppi kommunikatsiooni sealt teha, pluss Klavia võimaldab ka push kommunikatsiooni teha äppides siis, et lihtsalt selline nagu noh, võimekas platvorm ja ma arvan, et tänases kiires maailmas, kus on vaja väga palju edasi liikuda väga kiiresti, et olla konkurentidest ees, siis sul on vaja platvormi, mis seda võimaldab teha, et see ei jääks kuskile takerduma. mm. -hmm. Küsimus veel, et SMS-i turunduse teemal, mida Eestis praegu soovitatakse? Meie oleme ise kasutanud üldsegi text Magic ut SMS-i jaoks Eestis, aga noh, taaskord tegelikult nagu tahaks, et see ilusti tuleks kokku, et ma ise ei ole Eesti turul võib-olla sellist nagu ideaalset lahendust leidnud, mis noh, nagu näiteks Klavio mõistes on, et kui mul ongi kliendi teekond, siis näed, siin läheb SMS, siin läheb email ja see kõik jookseb mulle kokku ühel platvormil, et kui kellelgi on midagi head soovitada, siis võib seda vabalt teha, et või häid kogemusi. Okei, sellist väga head lahendust tegelikult siis võib pakkuda, et praegu, keda sa nagu kohe tahaksid soovitada, vist ei olegi väga, on ju. Mina ei oska vist jah sellist, et nüüd ma ütlen, et jah, minge kindlasti sinna, sest seal on kõik need asjad olemas, mis võiks olla. Mm -hmm. aga võib-olla ma lihtsalt äkki ka ei tea. Gusto baari kohta oskad midagi öelda? Mille? Gusto baar, soomlaste platvorm. Ei oska, ei oska. Okei. Mina olen nendega mõlemaga kokku puutunud, nii Klavia kui Gusto baariga aastaid tagasi nende inimestega kohtunud ja neid kuulanud, nii et mõlemad tegelikult on väga ägedad platvormid. Noh, seal on see, et kui nüüd nii-öelda MailChimp või Smiley või muu selline võttagi, et noh, see hinnavahe nii-öelda tuleb ilmselt 2-3 korda on ta kallim, eks ju, aga noh, seal tulebki tõenäoliselt, et aga seal tulebki ilmselt kaaluda seda, et kui palju sa teed ja mida sa teed, et kas sa tahad lihtsalt ainult emaile saata või siis sa tahad tegelikult seda kõike muud lisafunktsionaalsust ka, on ju, et. jah, just. Ja siis veel Evenilt küsimus, et kui suur peaks olema käive kuus, et Klavio kasutusele võtt ära tasuks, et kas kui saab üldse nii küsida, et. Selles suhtes, et sa ju maksad Klavios profiilide eest, on ju, kes sul seal on, no oleneb, kui et palju sa selles teed, suhtes, eks ju. jah, ja kuidas sa puhastad oma meililisti, mida sa seal toimetad, et noh, väga okei on tegelikult ka alustada ju Klavioga, et kui sa alustad oma meililisti kogumist ja kõike seda automaatikat, et kui sul ikkagi on nagu see kasvu eesmärk, siis noh, kui sina kasvad, jah, sa hakkad Klaviole rohkem ka maksma, aga nagu sa maksad lähtuvalt sellest siis, mis sul endal seal kontaktide arv on. Mm -hmm. Ja Lennart kirjutab väga õigesti tegelikult, et e-poole väga vajalik meiliprogramm on ju, kindlustab ära, et näiteks et SMS-i Siimult veel, et SMS-i osas, et pole ka väga midagi leidnud, aga on uurinud smsmode.com, neil Klavio liides ja pakuvad teenust ka Eestis. kahjuks ahah, pole proovida väga hea. saanud. Mina kusjuures ei ole ka kuulnud sellest, et täitsa hea vihje iseenesest smsmode.com, et kui neil Klavio liides ka on isegi olemas ja Eestis teenust pakuvad, eks neid ilmselt noh, nii palju
ma saan peaaegu iga nädal ka mõne küsimuse ka mõnelt meie liikmelt, et kuule, et kas sa oskad soovitada mõnda head SMS-i teenusepakkujat, et ega tegelikult väga ei oska ja küsides väga paljude käest, siis kõigilt on ka küsimus sihuke, et ega ei ole head nagu lahendust või proovin ühte ja siis proovin teist, et kellel tulevad seal mingisugused kirjavead sisse, kellel on lihtsalt see, et noh, enamusel, et nad ei saada ikkagi õigel ajal kogu baasile ja noh, igasugused sellised probleemid, aga tundub, et see on väga paljudel ja ma ei olegi veel aru saanud sellest, et kui palju see nüüd nii-öelda sõltub operaatorist või teenusepakkujast, et seal on lihtsalt väga palju. Isegi riik ei suuda saata ohuteavitusi õigel ajal kõikidele, eks ju, ütleb ka, et operaatorite vead on, kuigi seda on väga tugevalt testitud enne, nii et noh, siin on võib-olla mingid tehnoloogilised asjad nendel SMS-idel, ja nii ta on, aga noh, kindlasti tasub nii Gustopaari kui Klaviot mõlemat uurida ja jagage enda kogemusi ka, kui kellelgi leiab hea lahenduse SMS-ide koha pealt, mis toimib, aga noh, näiteks mõned rõivamüüjad suuremad on andnud küll tagasisidet, et SMS-id tegelikult toimivad väga hästi või noh, üleüldse, kui sul on väga tugev lojaalne kliendibaas, et kui sa saad endale 50 või 100 000 kontakti, kes on sul baasis ja nendele ikkagi üks korralik hea SMS hea sisuga või meil saata, siis noh, sa sealt võidki oma turunduse suuresti üles ehitada. ja SMS selles suhtes näiteks Austraalia kliendi pealt super hästi toimib back in stock notification, see ei ole meil meiliga seotud üles, see on SMS-iga ja no väga relevantne ja tulemused on sealjuures ka väga head, et ei tasu kindlasti SMS-i mõelda ka ainult nagu nii-öelda kampaania raames, vaid et jällegi, kuidas sa toetad seda kliendi teekonda, et millistes faasides. Absoluutselt. Veel suurepärane võimalus ka teilt küsida. Keegi tahab veel, võib täitsa julgelt ka mikrofoni sisse lülitada. Maritile ka suur aitäh, et sa enda pilti näitad, nii tore on vaadata ka elus inimesi, mitte ainult nimesid. Tahad sa ise midagi, Kadi, midagi veel lisada? Uusi kliente, kas te uusi kliente tahate? Kui me tunneme, et me saame aidata, siis absoluutselt, et noh, ma näen väga sageli ettevõtted on jännis ka sellega, et kuidas siis üldse seda strateegiat üles ehitada, et kuidas neid võimalusi sealt otsida ja eriti kui on nagu palju andmeid, et mida siis on mõistlik teha, et noh, kindlasti nagu see pool on, millega me saame aidata nii-öelda see spotting the opportunities, aga loomulikult ka, kui on juba konkreetsed mõtted, asjad olemas või ongi vaja, et okei, kuule, meil on see baas täiesti katmata, et jaa, loomulikult. Kuule, kas ma mäletan õigesti, et kui nüüd Eesti rahvas valis parima ideepoode, et üks teie klient sai mingis kategoorias võidu? Maarahvapood on meie klient, jaa. No vot, näed sa, väga vahva. Ja. No nii, aga siis kui rohkem kellelgi... Mul üks küsimus on, aga sorry, viimasel hetkel, aga sihuke tehniline, et lähtudes nüüd, et kui sa nüüd võtad siukse ideaalpildi, nagu sa näitasid kõikide nende tänukirjade ja meeldetuletuste ja ostuteekonna nii-öelda teavitused, on sul siis kogemust, et kui palju sihuke, ütleme, kogu protsessi valmimine umbes aega võtab, et süsteemi poole pealt saaks toimima ja nii edasi? Sõltub platvormist, kus veebipood on, et kui on WooCommerce, Shopify või sellised standardsed lahendused, et noh, siis on nagu ühendus on ju tegelikult saavutatav väga lihtsasti. noh, näiteks me just tegelesime ühendusega ühe suurema veebipoega, mis on ka küll WooCommerce'i peal, aga seal on mingid hullud custom arendusi tehtud. näiteks ongi API-d on seal üldiselt ära keelatud, et me seal näiteks suhtlesimegi Klaviyo support'i abiga, et okei, mis meil on vaja siis selleks siit lahti teha, et see ühendus saavutada ja tegelikult saavutasime, et noh, samamoodi noh, siin kui on mingid muud platvormid, et siis tuleb tehniliselt otsa vaadata, et see asi kõigepealt saada ühelduvusse, aga kui me räägime ikkagi baasmeetriksitest, mida meil siin on vaja, et sisse tulevad noh, või ostukorvi lisamised, toote vaatamised, et noh, need tegelikult tänasel päeval peaksid olema väga lihtsasti, ma ei saa väga lihtsasti loomulikult platvormi keerukust on mängu, aga teostatavad. Ja kui me räägime sellest struktuurist ja üldse nagu sellest, et kuidas need kõik jadad sinna ära ehitada, noh, mulle meeldib vaadata seda ise niimoodi, et nagu tuleb pihta hakata kuskilt, et noh, kui ei ole mitte midagi, ma hakkaks pihta
sellest ikkagi, et oleks olemas need basic ud pop-up'id, welcome flow'd, abandoned cart flow'd ja siis vaataks, kuidas saab sealt post-purchase flow sid, et kus need võimalused on, et neid ehitada ja ma tegelikult ise nagu üldiselt ka jaotame selle faasidesse, et mulle meeldib mõelda niimoodi, et kui sa iga kuu teed ühe väikese arenduse, siis sul aasta lõpuks on 12 asja välja arendatud. et see ei pea olema nagu nüüd see suur massive projekt, ma arvan, et esimene asi on, et kuidas see ühendus saavutada ja siis, kuidas prioriteetsuse järjekorras siis need kõige suurema käibe võimalusega flow'd sinna üles ehitada. No miks ma küsin, ongi see, et tihtipeale on üks kõige kulukamaid etappe on tegelikult arendus seal taga, eks ole. Et see, mis visuaalselt lõpuks välja paistab, et see on, selle võib päris kiiresti valmis teha. Aga see toimima saada kõike, et see on niisugune tavaliselt ajamatu. Selles mõttes, et kui ühendus, just nagu see veebipoe ja klaavi ühendus on saavutatud ja need trigger'id tulevad läbi, ehk siis seesama, et mis ma ütlesin, et on ostnud ühe korra, on ostnud 2 korda, et siis Klaviyo platvormi tegelikult see nagu kirjade seadistamine on väga lihtne. Jah, seal võib minna muidugi nagu sinna rabbit hole'i sisse, et võib hakata väga süvitsi asju tegema, aga esimeses faasis ja custom parameetreid kõike kaasata, aga esimeses faasis ma arvan, et kui need peamised trigger'id on olemas, siis vaadata, okei, mis me saame siit teha ja siis, kui on vaja mingeid custom, ma ei tea, meetrikseid trigger'eid juurde teha, et siis saab seda ju jooksvalt või järjest juurde lisada. Okei, tänud. Tahab keegi veel võimalust kasutada? Mina tahaksin. Ma ei tahaks küll küsida, aga ma tahaksin Kadit ja tema ettevõtet kiita, kuna ma olen ka pisikene nende klient, aga tänu nende tööle on igatahes minu käibes kohe märgatavaid muutusi näha olnud ja on ka praegu. Ja ma suurima hea meelega jätkan nendega koostööd, sest see andmepagas, mis on Kadi ja tema meeskonna peas, see on midagi üüratut, et ennem kui ma ei teadnud sellest masspostitusest mitte midagi, kasutasin ka MailChimpi ja siukseid asju, siis nüüd on see pilt ikka märkimisväärselt muutunud, nii et Eslandersile ja Kadile suur aitäh. Aitäh, nii armas. Tõesti, ma midagi nii arvast polegi kuulnud, et kellegi kohta öeldakse, et see on väga kihvt, et väga lahe. Develin ka kiidab sind, et väga kasulikud 2 tundi, et väga tore. Aga siis minu poolt ka aitäh